Lugupeetavad, tegelikult ongi nüüd täpselt see aeg käes, kui ProGear Spotlight, valgustajad, vestluspaneel algab. Nii et kõik, kes te olete üleval ja äkki kuulete, siis võite alla tulla. Mille pärast te muidu tulite siia. Ja mul on suur au hakata siis neid raskekahurväelasi siia ette kutsuma ja esimesena ma palun siia Ringo Muchin, pika kogemusega valgusdisainer, kellel on palju kogemusi ülekandeüritustel. Tema portfelli kuuluvad erinevad otseülekandega ja ülekandeta kontsertüritused, teinud palju erinevaid festivale, tuure ning võõrustanud mitmeid välisturneesid ja esinemisi Eestis. Tere! Raivo pidi tegema lühidad tutvustused, mul on veel, oodake. Kõige tähtsam asi, Ringo on mees, kes on vallutanud Kilimanjaro tipu. On nii, jah? On küll. Võite küll aplodeerida, tegelikult ka. Igaüks meist ei ole seal käinud. Emil Kallas Linnateatrist. Emil tegeleb peamiselt teatrietenduste vallas, kuid ka muus. Näiteks laulud sõdurile, kontsertlavastused, Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate ja auhinnatseremoonia, Helsingis kaupalehti Option Gala ja siis muidugi erinevad väiksemad ja suuremad firmaüritused. Oled sa ka kuhugi otsa roninud? Ei ole, vist ei ole. Võite aplodeerida küll, kole. Julgustuseks. Timo Tali. Noor, kuid osav valgusdisainer, kellel on palju kogemusi ülekandeüritustel, mõistab lavastuse loomise ja kogu lavastuse ülalt alla koordineerimise olemust. Tema portfelli kuuluvad erinevad otseülekandega ja ülekandeta kontsertüritused ja kõik muu hea. Kas ma võin öelda, et Nöpi viimase 5 aasta valguskunstnik? Ja võib ikka. Väga hästi. Ja muidugi Netflixi filmi The Mother Kanaari saarte osa valguse programmeerija. Vastab ka tõele, jah? Õnneks või kahjuks küll, jah. Aplaus, jah. Ja Rene Jõhve, Q-Club asutaja ja valgustaja, pika kogemusega valgusdisainer. Nagu ikka, miks nad muidu siin on teinud palju teatrilavastusi ka, kas vastab tõele? Ei. Mõne olen teinud. Oled, jah? Jumal tänatud, siis on info õige. Ja muidugi palju erinevaid kontsertüritusi ja showsid. Ja vestluspaneeli juhib Raivo Sinijärv, ProGear asutaja, projektijuht, valgustaja, töötanud valgustehnikuna ja valgusdisainerina 8 aastat, olles esimene ametlikult tööle võetud valgustaja, projektijuht, too aeg siis. Mis asi see oli? Balti kontsert. Balti kontsert, tänane RGB siis põhimõtteliselt. Just, jah. Ja vaadake, mees kirjutas enda kohta nii ilusa teksti. Palju edu jõudu. Aitäh. Ja tere kõigile. Et alustame siis paneeliga ja teeme selle paneeli sellises vabas vormis ja kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi paneeli jooksul või siis küsige julgelt, et saab ei ole just tihti selliseid hetki, kui saame selliste meeste käest valgusalast nõu küsida, et ma arvan, et neil on palju jagada teile nii valgusest kui üritustest, nii et olge ise ka osavõtlikud ja et küsige julgelt. Ehk siis alustame. Et kuna meil see paneel on peamiselt siis valgusest, siis vahepeal räägime ka sellistest vabamatest teemadest, aga ikkagi valgus ja need suurepärased valgustajad on peamine. Ehk siis, kuidas ma ise valguseni jõudsin, olles
huvitunud plaadi mängimisest, siis sai tehtud ka erinevaid üritusi, peamiselt reive ja sai palgatud siis rendifirmasid teenust osutama ja too aeg sai palgatud sellise ettevõtte nagu Balti Kontsert. Täna siis on RGB Baltic ja seal oli selline mees nagu Kaido Mikk, kes siis oli palgatud sinna valgust tegema. Ja kuna ta ise ei saanud sinna jääda, siis ta näitas mulle ära, et siis oli too aeg üks huvitav valguspult, nagu ma aru saan, mitte keegi seda Eestis ei osanud kasutada, võib-olla keegi oskab, võib-olla Rene teab, üks Robe pult oli see, mis ta oli, 1048, midagi sellist. Et jah, Robe kunagi tegi pult, aga see oli päris kohutav pult, et seal oli mingid nupud, kus olid valmis need liikumised ja seisud. Ja no loomulikult Kaido seda ei programmeerinud ära, ta ühendas sinna need valgustid ära ja siis ütles, et näed, vaat see nupp on ju. No enam-vähem liiguvad selles õiges suunas on ju ja see on see nupp on ju, no see peaks ka sobima. Et põhimõtteliselt minu esimene valguspuldi kogemus oli selle Robe puldiga. Ja siis ma tundsin, et kurat, et ikka jama värk on selle valgustamisega, et äkki peaks ise õppima. Ja sealt see kõik alguse sai, kuni siis ma jõudsin Balti Kontserdi tööle ja ma olin siis, nagu ennem juba öeldud oli, et esimene valgustaja, ametlikult võetud valgustaja. Vot, see on siis minu lugu, aga võib-olla räägiks teie enda lugu? Ei. No, minu lugu on ilmselt natuke varasemast ajast, et ma olin umbes mingi 4 aastat oma elus päris normaalne inimene. Mitte valgustaja? Ja siis ma tuuslasin 4-aastasena isa tööriista sahtlis lahedalt, siis ma leidsin sealt pirni. Juhtmed küljes. Patareipirn. 3,5 volti. Ja loomulikult ma tahtsin seda sinna pistikusse pista ja ma tegin seda. Siis käis liidakas ära. Ilmselt sai must siis valgustaja, siis ma olin valgustatud. Ema muidugi nägi seda seal tilplevat asja, sest ta ei olnud üldse muga nõus, aga no siis ma natuke tõmbasin tagasi ennast. Juhtus mingi põhikool kuskil Raadiosõlm. Päris siuke põnev koht. Seal olid ka nõukogude aegsed mingid vigurid, siis need sai seal ühendatud kokku ja siis kaadel oli päris nagu lahe vaadata, et lisaks lintidele käivad pirnid, lambid nagu välismaal. Siis oli veel paus ja siis mingist ülikooli ajast enam-vähem oli vaja, kuskilt oli vaja raha saada hirmsasti. See ööklubi XS, sõber Raul oli kuidagi seal juba ennast sisse smugeldanud ja siis mulle pakuti sinna tule tööle. Enne seda loeti mulle loengut, kuidas seda asja peab üldse tegema, et sa ei tea valgustamisest midagi. Ma ise arvasin, et ma juba tean, et ma olin natuke kokku puutunud siit ja sealt. Ja siis ma sain aru, et ei teagi midagi. See oli üks naisterahvas, kes mulle, ma ei seda nime öelda peaaegu. Ja see mõjus mulle väga nagu progressiivselt, et ma hakkasin ikkagi muusikat ja valgust kuidagi oma vahel seostama, et miks on ühes loos nii ja teises loos naa. Ehk siis XS oli see koht, ööklubi, mida Tartus enam ei ole olemas, kahjuks või õnneks. Ja siis sealt riburada pidi juba Tallinnasse ja mingid järgmised klubid, järgmised firmad. Keikad. Jah, kohe keikale põhimõtteliselt. Nii ma nüüd olen siin 24 aastat hiljem. Ja, siiamaani meeldib. Hullult. Ei, no on lahedad asju, aga enamus asju on ikkagi juba läbi käidud asjad. Et
pead ikkagi ennast motiveerima kuidagi, et neid asju teha, aga toredad asju on ka. Ehkki need toredased on tänapäeval nagu inimestel on eeldus või ütleme siis, kellele sa teed seda, siis see eeldus on nii kõrge, et see tekitab õhkna stressi, et nagu ma pean nüüd tegema sellest mingi maailma kõige lahedam asja. Ilmselt see sundib tööle ja see viib edasi vähemalt mind, et kui mul seda stressi ei ole, siis ma ilmselt jäängi tegema mingeid asju. Sest ega ju tegemist on kunsti mingi vormiga ja seda niimoodi, seda võidki jääda keerutama seal, et teen kogu aeg paremaks ja paremaks. Veits nagu see maksimalisti hing on mul ka sees, et ma ei saa jätta seda kuidagi niimoodi, et kuidagi kõver või kole või vale värvi. Ja siis veeretadki neid progemise tunde ikka hommikuni ja siis järgmise hommikuni ja nii edasi. Siuke lugu. Väga hea. Emil? Mul vist mingit väga huvitavat lugu ei ole. Oli ka vist siuke tehnika huvi noorena kogu aeg. Ja ma ei tea, mingil hetkel ma lihtsalt hakkasin selle nagu valguskohta nagu rohkem uurima või nagu ise kuidagi pusima ja otsima ja vaatama ja siis oli ka Võrus paar sõpra, kes nagu on Võru poiss, siis seal mingid noored seal midagi keerutasid, seal tegid mingid asju, mingid pidusid ja kuidagi tundus huvitav ja aga siis läks veel jupp aega mööda üldse nagu midagi teinud. Aga siis mingi hetk ma leidsin Viljandi Kultuuriakadeemia valguskujunduse eriala, siis läksin siin õppima ja sealt edasi ongi läinud niimoodi nagu 8 aastat tagasi lõpetasin ja siis sealt edasi ongi olnud teatritööd, muud tööd, keikad, asjad, et niimoodi vaikselt. Sul, kui Ringo õppis omakäel, siis sa ikkagi lõpetasid erialase... Lõpetasin ikkagi jah, see kooli, ma küll ka juba kooli keskelt juba kutsuti igale poole tegema ja kuidagi vahepeal tundus, et ei õnnestugi lõpuni teha, aga ikkagi õnnestus jah. Ta on küll nagu selles mõttes hästi teatri suunaga kool, et õpitakse ikkagi nagu valguskujundust teatri konteksti rohkem, et see nii-öelda seal on ka väike telesuund, väike nii-öelda visuaal- ja kontserti valgustamise suund, aga see on, see primaarne on seal ikkagi see teatri tegemise asi, et sealt edasi muidugi tuleb hästi palju ise õppida nagu iga kooliga ilmselt, et see lõpetamine ise veel ei tee kellestki nagu veel valgustajat või valguskujundajat. Et sealt edasi on lihtsalt ka kõvasti tööd ja nii-öelda vaeva nähtud ja progemistunde tehtud ja et nii ongi. Kuidas sa näed, kuna sa oled teinud teatrit peamiselt, siis kumb see, kindlasti on mõlemal on omad põnevused ja mitte nii põnevused, mis on nagu vahet nagu show või nagu ürituste tegemise ja selle teatri vahel? Ma arvan, et see vahe ongi nagu tunnetuse vahe, et kuidas sa muusikat tajud või kas sa nagu, et teatris on nagu see nii-öelda dramaturgia lugemise oskus, et sa suudad nagu, et sa loed, kui on tekstipõhine nagu mingi lavastus, et sa suudad nagu sealt tekstist välja otsida need mingid võtmekohad või olulised kohad, mida sa üritad siis valgusega välja tuua või et sul nagu jookseb see dramaturgiline pool, et sa saad aru, millest on seal nagu nii-öelda juttu või mida on vaja valgusega võimendada või siis pisendada või mis iganes, või millele fookust juhtida. Et selle show poole peal ilmselt on nagu see pigem nagu see muusika tunnetus on ju selle taju olulisem. Aga järjest rohkem ka tegelikult ka see nii-öelda ikkagi see silm, see, kuidas sa valgust näed, on ikkagi mõlemas asjas sama oluline. Et me ju enam, isegi kõige lihtsam mingisugune konverents on ka juba hästi, et ta peab olema nagu esteetiliselt nagu äge ja
et seal on nagu sama asi selles mõttes, et mis värve sa kokku segad või ei sega, et see selles mõttes on see nagu hästi ikkagi mõlemas valdkonnas sama. Et ma ise lihtsalt pole võib-olla nagu kontserti mõttes nagu kunagi ennast nagu eriti kindlalt tundnud, et lihtsalt ongi, et ei ole seda nii head muusika tunnetamise või nagu sükest nagu oskust, et ma nagu teatris tunnen ennast jupmalt kindlamalt, et lihtsalt nii on, et igaüks nagu teeb siis seda, mis nagu veel, millest ta tugev on. Väga hea. Ja Timo? No minu tee sai alguse kuskilt põhikoolist ja tegelikult enne kui ma valgustamisega üldse tegelema hakkasin, siis ma olin hullult huvitatud igasugust kaameravärgist ja filmimisest, pildistamisest, kõigest sellest. Ja nagu kõik kaamera inimesed teavad, siis tegelikult hea pilt või hea kaamera töö algab heast valgusest. Ja siis sealt kuidagi selleks selle valguse juurde ja kuna nagu koolis on ikkagi mingid sündmused ja üritused, siis nagu satud selle tehnilise poole juurde. Ja siis sealt ma panin oma esimesed parrid põlema ja siis kuna tavaliselt nende kooliaulete nagu tehnilise seisukorra eest vastutavad mingid päris rendifirmad või nagu eventfirmad, siis sealt ma kohtusin mingite erinevate inimestega, kes on mu selles saatuse tees süüdi. Ja siis nagu mõned aastad hiljem ma juba olingi kuskil suvetuuril ja tegin maailma kõige paremat valgust enda arust, mis tegelikult oli täiesti prügi. Aga see kuskilt peab alustama alati. Ja kes need olid? Kõigepealt Rakveres on siuke firma nagu Soundland, siis ma Rakvere poiss. Ja siis seal on Kalev Lillepalu, aga tema omakorda teeb väga head koostööd nagu Maiveliga, kes on Tiit Maivel siis. Ja siis Maiveli kaudu ma siis sattusin tegema Tuukikstardi suvetuuri. Et nagu mitte midagi isiklikku nagu inimeste vastu, aga küllaltki nagu keeruline nagu seltskond, kellega tööd teha, sest seal on väga nagu karmid nagu nõudmised. Ja eriti kui sa oled mingi noor poiss, kes on nagu alustanud, siis mul lõikil seal väga head nagu inimesed vahel, kes nagu silusid seda minu jaoks. Aga ikkagi sa saad aru sellest, et nagu et sa ei ole hästi teinud ja et nagu sa pead nagu sooritama paremini. Et selles mõttes see oli nagu väga hea elukool minu arust. Ja võib-olla tänu sellele elukoolile sa oledki nii kiirelt edasi jõudnud? No vot, seda ei tea jah, et iga asi on millekski hea, mina arvan. Ja siis sealt edasi juba... Sealt edasi siis ma juba kuidagi ise tutvusin Melkuga ja siis Melku kutsus mind Google'i, kus Rene ja Melku olid bossid tol ajal. Siis ma töötasin aasta aega seal ja siis sealt edasi me liikusime Meelisega koos RGB-sse, kus ma nüüd olen 7 aastat olnud äkki. Ja mitu aastat sa kokku oled? Suvel see esimene suvetuur, kus ma alustasin, ma olin äkki 15 ja praegu ma olen 26, ehk siis ma ütleks 10-11 aastat. Eks algus on ikka siuke väga suuresti kompamine igatepidi. Et nüüd on siis teed päris asja või? No mis see päris on? See kõik on defineerimise küsimus, et tänu sellele, et mul see video taust on, siis mul on nagu see vabadus, et ma teen hästi palju nagu erineva ampluaaga üritusi ja sündmusi, et ma teen telegaalasid ja mingeid telesaateid, samas ma teen kontserteid ja samas nagu siin tutvustas oli kuulda, et siis ma teen ka mingeid filme või mingeid selliseid asju, et nagu see variatsioon on hästi suur. Et see on nagu minu jaoks hästi tore. Ja. Rene? No minu kogemus sellel alal hakkas ülikoolis. Seal ma sain sõbraks praegu laiemalt tuntud kui DJ Raigo Braueriga, kes oli minuga samal nagu aastal nagu läinud ülikooli ja tol perioodil just oli vorminud sinna nii-öelda see TTÜ kultuuriklubi. Ja nad hakkasid korraldama just üritusi ja kuna Raigo juba oli natuke selles alas sees, siis tema oli seal kuidagi ninapidi juures ja mina kogu aeg nagu aitasin teda. Ja siis ma täpselt ei tea, kaua see kestis, aga siis ma arvan, et see oli aasta 2000, kui tuli suvi ja Raigo ütles, et kuule, et meil on siin mingi ilgelt palju üritusi. Ta töötas selle nagu EAT valguse juures
ja et inimesel oleks vaja, et kas sa nagu tuleks ka appi, et noh, sa nagu ka natuke oled kokku puutunud on ja nende asjadega ja nii edasi. No läksin ja no ülikooli ajal ikka, et raha on vaja, hakkasid võtma otsastest kinni, mis pakuti ja mulle nagu väga kuidagi see valguspuldi osa nagu alati pakkus hästi palju huvi või ma nagu ilgelt tahtsin nagu saada pulti ja teha midagi ise, et see alati nagu tundus niisugune võitlus sellele, et kes saab puldis olla või siis oldi isegi vaheldumisi või noh. Ja mind see nagu hullult huvitas ja siis sealt see kuidagi niimoodi sujuvalt edasi läks, et ma olin alguses isegi FIE, tegin nagu tööd ja edasi juba Melkuga tegime Google'i ja niimoodi see algus tuli, et ma mäletan just algusaastad, no vist ambitsiooni oli kuidagi nagu hullult palju, sest kogu aeg vaatasid mingi asja, kurat, ma teeks paremini nagu. Nagu ilgelt nagu tahtsid teha ja seda motivatsiooni oli kuidagi hästi palju, et sealt just see tuli ja lõpuks noh, ma arvan, et 2-3 aastat võib-olla läks, kui siis nagu oli selge, et no ega ma midagi muud enam ei tee, et noh, see oligi vahetult enne Google'i loomist, ma arvan, 2005 vist tegime Google'i, jah. Siuke see algus. Mitu aastat sa oled nüüd? No ma ise loen, et no siuke esimene tasustatud üritus mul oligi aastal 2000 ja siis sellest siis on 22 aastat möödas. Ma ennem ei küsinud, Ringo, kaua sina sellel ametil oled? Tegelikult ma ütlesin Ütlesid, jah? Ma ei ütle rohkem. See oli ka 20 aastat. 98 oli ilmselt see alguse XS-i klubi, nagu ma juba rääkisin. Jaa. Ennem juba te mainisite seda, et alguse ajal tahtsite nagu ilgelt teha ja kindlasti see vilgutamine oli see üks huvitav osa, et kui alustad, siis vähemasti mul oli, vaatasin neid, kuna ma mängisin plaate, siis see oli need videod, mis on Hollandis mingid reividel tehtud, mis on üliperfektselt sünki aetud valgusega need ja ma vaatasin neid ja siis mõtlesin, kurat, tahaks samamoodi valgust teha ja kuidagi ma olin nagu, algus olin selline üsnagi agressiivne, nagu selles, ongi tahtsin nagu vilgutada, et kuidas teie nagu täna või üldse nagu selle aja jooksul leiate selle nagu tasakaalu just sellega, et nagu muusika või no, näiteks ka teatri või etenduse koha pealt, et ei see asi läheks nagu üle võlli. Et jääks nagu see maitsekuse piir, noh, ja nüüd võiks arutada, mis on üldse see maitsekuse piir või kus see piir üldse läheb? Ma enda poolt võin öelda, et kui ma alustasin, no siis ei olnud väga midagi nagu sünki ajada, siis olid sul nagu barrid ja näpud ja nii kuidas näpud vilkusid, et siis oli, see püüd oli küll, et nagu mul on kogu aeg olnud see, et oleks ka võimalikult täpne asi, nagu see on minu jaoks nagu alati hästi oluline olnud. Et siis sellepärast võib-olla oli ka tihtipeale see tunne, et tundus, et sa võib-olla teadsid mõnda lugu paremini, siis mõtlesid, ma teeks seda paremini. et aga see maitsekuse piir on muidugi kindlasti ajas nagu kõvasti nihkund nii globaalsemalt kui ka enda jaoks on, et ma arvan, et minu jaoks nagu see on jällegi hästi ju individuaalne ja inimeste maitse on erinev ja see ongi meie nagu erinevad stiilid ka, mida me teeme, et minu jaoks nagu ongi võib-olla kujunenud see, et ikkagi nagu vähem on parem, et tundub jah, et see suund on nagu liikunud ja rohkem nagu sinna, et pigem nagu tehakse ikkagi pilte. Selles mõttes suuremaid pilte, et mitte nagu nii palju nagu jah, nii-öelda efektid seda või nagu üle põmmutada, et see, mis ilmselt mingil ajal oli rohkem nagu teema või pop, et aga see vist tingis ka, et ennem meil valguspuldid on ka nagu see, mis olid ennem kasutuses ja nüüd, eks sa nüüd piltide mõttes kasutadki. No jah, ilmselt mingil hetkel kindlasti ju muidugi olidki puldid, mis nagu isegi ei teinudki pilte, et sul ongi lihtsalt üks 40 heeblit, millega siis möllad,
aga ma arvan, et see lihtsalt maitse küsimuse mõttes ka jah, et maitse on kuidagi võib-olla läinud jah, veidikene selles mõttes nagu teistsuguseks jah, ajas nagu muutunud. Aga kindlasti maitse on erinev kõik ka. Mina nüüd juba mitu aega mõelnud, et kuidas seda nüüd maitsekust siis kirjeldada kõige paremini. Aga see on alati see, et kui ma nüüd näiteks olen fotograaf ja vaatan seda kontserti ja teen sellest pildi, siis see pilt peaks olema igal ajahetkel ilus, midagi jutustama või olema mingi asi. Et kas, kui meil vanasti, siis kui meil alustasime, siis vajutasid nuppe, kõik tegi piu-plau. Siis kui seda kontserti vaatad, seda vanat kontserti, siis see oligi pliu-plau, kogu aeg on pliu-plau, see on üks ühtlane müra. See ei paku midagi nagu, ei keri üles, ei ole nagu näidend näiteks, eks ole, kõrval teab rääkida, et see peab nagu kuidagi nagu algama ja lõppema. Iga kord seda ei saa teha, sest et kas ei ole muusika enda maitsele näiteks kas või mida iganes, või ei ole aega või nii edasi. Et see, et ta nagu hästi ilus välja näeks, selleks kulub juba rohkem energiat, sa pead selle kõik nagu välja mõtlema algusest peale, et see lugu algab, käib, teeb mingi asja, salvestad kõik valmis, vajutad õigel ajal või siis juba timecode vajutad, mida iganes. Siis on ta ilus, aga niisama võib ka teha. See on tore vilkuv asi, mida rohkem sa tunned muusikat või mingit asja, mille järgi sa seda teed, eks ole, seda täpsem ja ilusam ta tuleb, aga et saab nii ja naa, mõlemad pidi saab ilusasti, aga just see, et kui sa teed pilti, siis see pilt peab igas ajahetkes olema ilus. Aga võib-olla see, et see nagu ajas nii palju muutunud on tulnud ka sellest, et mitte ainult nagu tehnilised võimalused pole paranenud nagu puldid ja mis iganes, vaid ka nii-öelda eelarved on paranenud, et vanasti sul oligi võib-olla 8 lampi ja sa pididki nagu kõik välja vilgutada, mis vilgutada andis, et see nagu äge oleks, aga nüüd, kui sul nagu rohkem seadmeid, siis saadki võimaldavadki seda, et sa saad luua mingid ilusad pilte ja nagu teha nagu hoopis teistsugust stiili ja valgust, et see kindlasti ka on mõjutanud, ma arvan. Ja kindlasti see kõik algab sellest ka nagu, et mis see taotlus on, sest et ma selles mõttes Ringoga väga nõus, et kui sa teed pilti kontserdis, siis nagu tegelikult sul peaks olema see nagu ilus pilt kogu aeg, sest et eriti praegusel ajal ka, kus nagu kõik inimesed elavad näiteks Instagramis ja teevad pilte kogu aeg, siis nagu see on nagu see turunduskoht ka nagu artistile, et kui sul on kogu aeg nagu ilus pilt, siis nagu see kutsub inimesi seda vaatama, aga samas see piu-päu võib ka olla, sest et mõni artist ongi siuke, kellel ongi, ta kontseptsioon ongi siuke, et see peabki piu-päev olema ja kogu aeg peab strobo ja vilkumine ja mis iganes olema. Ja, Timo, see piu-päu ei tähenda, et see pilt on foto, ei ole ilus. Just, see piu-päu on väga õige kohal. Jah, selles mõttes küll. See tähendab lihtsalt seda, et see peab nagu korrektne olema, et see mingi suvaline näbu on nagu, see ei ole ju mingi asi, kõik saame aru sellest. Ilus piu-päu. Ilus piu-päu. Ilus piu-päu. Sa, Ringo, mainisid, et sa selle, kui kuulad lugu, et sa põhimõtteliselt tahad selle sama looga ka nii-öelda jutustada selle valgusega seda lugu või nagu jutustad siis seda sama lugu valgusega põhimõtteliselt? Jah, see minu peas see niimoodi nagu pigem on see nagu niimoodi, et mulle meeldiks, kui ma vaatan kontserti ja ma kuulen seda muusikat läbi selle vaatamise. Ehk siis iga mingisugune ilus meloodia on näha pildis. Ja see, kes seda saavutab, see on minu jaoks valgus jumal. Ma see aasta ühe kontserti nägin sellise ja vaatasin ja mul kolleegid ja sõbrad arvasid seda sama, et täpselt nii oli, et saab küll teha niimoodi. Kusjuures see oli siuke muusika, mis nagu, ütleme mingi räpi teema, kus seda mingisugust nagu kuskil kinni võtta valgusega on suhteliselt keeruline, et see on siuke suhteliselt ühtlane vorst nii-öelda muusas. Ja
see Ameerika kodanik suutis ikka, tegi uskumatu ilusa asja. Et highlight täna panen 5 punkti talle selle aasta kõige parem kontsert. Artisti ei mäleta. Mustanahaline üldse näha ei olnud. Aga valgus oli hea. Valgus oli super lõks. Just. Kuidas te üldse nagu, kui võtate need lood ja kui palju üldse te suudate ette valmistada nii-öelda kontserdiks või kui tihti üldse seda aega on, et võtta mingi kontserdi, etenduse puhul on nagu selge, et seal on seda sättimist kõvasti rohkem, aga üritusel nii-öelda kontserdiks valmistumine, et kuidas te neid lugusid nii-öelda ette valmistate ja kuidas see protsess teil nagu välja näeb? Või eelnevalt äkki mingi 3D visuaali teete, mismoodi see kogu protsess teil käib? No ikka ja, aga see hästi sõltub ka sellest üritusest, mille jaoks parasjagu teed, et kui sul on antud see aeg ja võimalus seda nagu ette valmistada niimoodi, siis loomulikult kasutame erinevaid 3D visualisereid, on ju. Aga tihtipeale seda aega nagu tõesti väga palju ei ole. Et hea on, kui sul on nagu kohapeal progemisaega, see on nagu hästi tihtipeale juhtub see, et eriti kui teed mingit firma üritusi, siis nagu võid ikka täitsa kuuli pähe lasta, sest siis nagu järsku on su kõrval keegi tädi, kes ütleb, et nüüd võiks olla nii, et nüüd ei saa. See juba käib, vaata. Et selles mõttes on jah. Loomulikult ma arvan, et meie valgustaja unistus on see, et mul oleks see aeg, kus ma saaks rahulikult kõik läbi käia, ette valmistada, valmis programmeerida ja minna koha peale ja sättida ja kõik töötab. Aga neid üritusi tuleb järjest rohkem juurde, aga kindlasti neid ei ole veel piisavalt palju, et saaks nagu rohkem stressivabalt neid teha. Aga minu kogemus vähemalt, võib-olla teistel on juba hästi. Stressivabalt ei saagi. Seda küll, vabamalt. Kuidas te siis jõuate seda lugu jutustada või ette valmistada, kui aega ei ole? Need vähesed korrad, kui sulle on antud see peab olema veel see endapoolne tahe ka, et mulle meeldib seda teha, ma tahan seda teha. Nagu seda ju keegi ei suuda sulle ju kinni maksta. Ja ütleme nii, et mingi suurem kontsert, võtame mingi suvalise hea näite, näiteks Terminaator, see aasta siin oli mingi Saku Vallis. 2 nädalat kokku, ütleme nädal aega nii-öelda projekteerid seda. Tegelikult on see protsess pikem, mingi juba varem hakkad tegema otsast, siis ping-pongitad seal, kuidas kõik detailid kuskil on, kus tuleb sild, kukub alla, mingi piu-pläu, nii edasi. Tükkidena valmis kõik, et kuskilt midagi ei laperdaks, siis istud maha, visualiserid erinevad, mina kasutan seda Visiviigi, mulle suht meeldib see. Ja siis tegelikult seal saab kõik asjad niimoodi ette ära programmeerida, et nagu põhimõtteliselt see, mida sa näed sealt arvutis, näed sa ka pärast kontserdil. Aga see võtab jah, siuke nädal aega julgelt aega, et iga lugu on 2-3 tundi, istud, kruvid seda, kuulad seda, õpid selgeks. Kui võõras asi, siis on eriti keeruline, siis pead kuulad seda lugu, mis juttu see räägib, loed mingisuguses, näiteks taani keelest loed, et mis asjast ta räägib seal üldse. Transleerid seal, see räägib mulle metsast ja maast, selge, mingi roheline teema. Kuskilt pead midagi kinni võtma. Ja nii edasi, et siis läheb veel pikemalt, aga lõpuks, kui see, ütleme tänapäeva vahenditega on see, et kui sa teed ikkagi mingile bändile näiteks ilusa kontserdi valmis, siis sa saad seda edasi teisendada nii, et sa ei pea hakkama nullist, vaid ja tuleb samasugune ilus asi ja nagu fine. Natuke tuleb kohendada, läheb ikka aega, aga see on oluliselt nagu suurem ja ilusam asi kui see, mis on niisama seal. Minul näiteks, kui ma nüüd räägin Eesti laulust, siis tavaliselt ma kuskil 6 aega
jõuan kuulata neid lugusid niimoodi haigeks iga kord, kui ma autos olen, siis mul need lood käivad, on ju. Otsast lõpuni kõige parem tulemus on siis, kui sul see lugu on tegelikult peas, on ju. Siis sa nagu oskad ette mõelda, mis tuleb eriti veel nagu varem, kui meil ei olnud nagu timecode'i võimalust, on ju. Siis nagu sa pididki peastada ja nagu laivis ju vilgutama, et siis ei olnudki muud varianti. Et see kõigepealt siuke ajupesu on kindlasti üks osa sellest, et mingisugune ilus asi luua. Ja need lood peab ikka nagu selles mõttes pähe kuulama. Ja kui mul selle visualiseri näitega on nagu üks hea keika kohe näiteks tuua, sest et meil kevadel oli Nöpiga Alexelas kontsert. Aga see oli täpselt niimoodi, et me teadsime juba ette, et me saame ainult hommikul sinna sisse, et me ei saa nagu päev varem ehitama minna, et ehitusaeg oli väga piiratud. Ja noh, tänu sellele siis oli ka programmeerimisaeg koha peal nagu väga piiratud. Ja noh, siis ma elasin mingi nädal aega kuskil pimedas toas ja programmeerisin need lugusid kõik ja niimoodi, et kõik timecode'is ja kõik oli. Siis läksid koha peale, siis ehitasime, esitasime niimoodi, et 5 minutit enne uksi läksid viimased asjad ülesse. Show läks, võtsid nuppu ja vaatasid, kuidas kõik juhtub ja kõik oli täpselt nii nagu visualiseris. Et selles mõttes, et need tehnilised nagu võimekused, mis praegu tänapäeval on teha show'd niimoodi, et sa tegelikult reaalselt koha peal ei ole, et sul lampi ei ole, et see on tegelikult nagu, noh, see on igapäevane tööpraktika, noh. Aga lihtsalt küsimus on selles, et kui palju on reaalselt neid kliente, kes mõistavad seda, et mida me teeme ja miks me seda teeme ja kui paljud on nõus selle eest reaalselt raha maksma. Sest et see kõik on reaalselt inimeste tööaeg. Ja noh, olgem ausad, siis seda Nöpi kontserdit ma ei teinud ka nagu mingi mega eelarve eest, et ega keegi neid tunde kinni maksnud, ehk siis sul võib olema endal seda mingi entukas või tahe teha seda. Et jah. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma kadestan teid kõiki, kes nagu saavad võtta selle nädal aega sinna pimendasse tuppa ja ei pea samal ajal mingid firma asjadega tegelema. Noh, nii ei ole tegelikult. Teed vahel need firma asjad ka ära ja siis lähed jälle tipp-tapp õhtu vaatad, 12, teen edasi. Just. Ehk siis kõik tuleb, see tulemus tuleb läbi pikkade tundide. Igi ja pisarad. Ja no lõpuks kõik algab sellest, et sul on lennutunde, ehk siis sa teed mingeid keikasid kogu aeg, saad kogemust, õpid, harjutad, muudad oma mõtlemist või näed, kuidas keegi teine teeb või omandad kogu aeg. Ja enamasti te teete seda enda entusiasmi pealt, et ega vist neid nädal aega programmistega keegi, vähemasti Eestis, ma ei tea, kes nagu selle kinni maksab. Seda jah, pigem on vist harva, ma julgeks enda kogemuse pealt vähemalt väita. Ei maksa. Ei maksa küll, jah. Noh, mingi ilmselt sõltub, kuidas sa ise ennast nagu müüd, et mingid osad ikkagi vägistad sinna sisse, et peab olema, ei saa. Ma saan ka leiba osta, et ma võiksin seda kuradi tavalist mingit nii-öelda suvakeikat teha, mis nagu toob raha sisse, aga nagu ei nõua ka midagi. Aga see ei paku midagi, see ei ole üldse huvitav. See on siuke... Et kui teed ala sellist tuimu konverentsi, siis tegelikult ega sa sealt midagi väga ise ei saa ja kuigi see on väga lihtne, on ju. Oleneb konverentsist. Oleneb konverentsis kindlasti muidugi, jah. Ütleme nii, et homme ei mäleta, jah. Täna teed homme ei mäleta, siis keegi küsib aasta pärast, teeme samasuguse laheda. Teeme. et nii ta on, jah. Meil ennem oli teema sellest värvidest, et muidu öeldakse, et värvid annavad edasi seda emotsiooni, punane, ma ei tea, viha, mingit sinine rahu, et kui palju te ise nagu võtate just värvitoone sellesse nii-öelda kaasa, et kas te jälgite seda või kuidas nagu värvitoonide valik nagu showdesse teil tuleb? Emil võib-olla oskab sellest kõige paremini. No ma ei tea, selles mõttes, et jah, ma nagu üldiselt üldse vist selliseid täisvärve kasutan nagu üsna harva, pigem sellised murtud värve
et mingeid variatsioone siis mingist täisvärvist, aga noh, teatris on see värvi nii-öelda temaatika üldse üks olulisemaid nii-öelda emotsiooni edasiandjaid ja et kuidas sa mingit värvi kasutad, mis hetkel, et see psühholoogia nii-öelda ka mingis hetkes ja võib tõesti mängida rolli, no, et mis värviga midagi väljendada, aga noh, niimoodi keika situatsioonis ma ka otsin pigem jah, nagu murtud värve, et ja noh, pigem võib-olla lihtsalt otsid mingeid kombinatsioone või mingisuguseid pilte nii-öelda, mida sa ei ole teinud või noh, selles mõttes kogu aeg otsid midagi, mis oleks nagu midagi uut või mida sa ei ole näinud või kuidagi noh, et ikkagi noh, et noh, ainult vastantvärvide peal saab ju ka teha ägedaid pilte, on ju, et mängid, on ju, et sul on mingid kiired on kollased, on ju, ja siis taust on kontra on sinine, on ju, ja jube lahe juba tundub, aga tegelikult noh, et sealt edasi on see värvimaailm on noh, nii tohutu lai, et sealt nagu otsida, et see on nagu ka omaette nagu äge. Ja noh, teatrimaailmas on hästi oluline see nagu Lee ja Roscoe seeria nagu jälgimine, et kuna et see teater on alustanud nii-öelda ikkagi füüsiliste filtrite nagu kasutamisest, et siis see on nagu Lee ja Roscoe toodang, et kõik, kes tootjad ja puldid, kes on suutnud nagu neid katalooge nii-öelda ühildada ja et see nagu valguskujundajatel nagu teatris ülioluline, et ma suudan nagu noh, et mul on kogemus mingisuguse reaalse füüsilise filtriga halogeenlambi ees ja ma suudan sellega nüüd valida siit puldist sellele LED liikuvale ja ta on nagu sama toon, enam-vähem adekvaatne toon, ta ei pea olema nagu täiesti üks-ühele, aga et ta on peaaegu sama. Ja ma tunnen selle ära, et see on see filter, mida ma kasutan. Ja noh, et see on noh, minu mingisugune värvi. Aga kuidas nagu, kas sa valid ise või see on juba näiteks lavastaja poolt mingid värvitoonid selle stseeni koha pealt? Ei ole, et see on ikkagi ise valid ja noh, vastavalt siis lavakujundusele kindlasti ka ju, et mis värvi sul, mis tooni sul seinad on ju, või mis tooni sul põrand on ju, kes seal on mingi mööbel, mis tooni see on ja noh, vastavalt ka näitlejale on ju, aga lavakujundus ilmselt nagu määrab kõige rohkem selle üleüldise nagu tonaalsused, mis sul seal nagu noh, et noh, eks see kõik on nagu, ma loodan, et need ajad nagu on lõplikult nagu möödas, et eks neid mingid lavastajad ilmselt ka veel on, kes nagu tahavad hästi palju sekkuda nagu valguse tegemisse, aga see pigem nagu erand, et see oli võib-olla vanasti nii, et nad nagu arvasid, et nad teavad ilmselt kõige rohkem ja näevad unes häid valguspilte, aga nüüd on nagu läinud rohkem nii, et see kõik on ikkagi nagu valguskujundajad ise peavad nagu selle resiini öelda sinna tekitama, et keegi nagu nii väga palju appi ei tule. Et noh, teatrimaailmas see toon on ikkagi see põhiline, kuidas sa seda nii-öelda lugu saad rääkida? No üldiselt küll jah, toon ja intensiivsused, noh, et kuna me tegutseme nii-öelda kinnises ruumis, siis ma saan nagu hästi madalate või hästi kõrgete nivoodega saad terve selles diapasoonis mängida, on ju, et see ka mängib hästi palju, et kas noh, et mis atmosfääri sa püüad nagu luua, on. Et ma arvan, toon pluss nagu valguse intensiivsus on jah, need kaks kõige nagu ja suund. Noh, et mis suunas see üldse tuleb, on see valgus. Siit tuleb sulle külla televiisori onu ja ütleb intensiivsuste kohta, et nii, nüüd teeme kõik siukseks mingi 300 luksi ja pead kõik üle trükkima oma. Kusjuures see on ka pigem nagu vana nagu mure, et ma mäletan ka, et mingitel, noh, et on ju lavastusi üles võetud tele poolt ja siis nad tulid ja neil oli oma mingisugune valgustaja kaasas, kes siis nagu, tal oli veel omad mingid kopsikud kaasas, ütles, et nii, et sa nüüd unusta see asi ära, mis te siin teinud olete ja nüüd hakkame nagu päris valgust tegema tele jaoks. Aga see kuidagi nüüd on ära jäänud, et see ilmselt see kaamerate nagu arengus nagu nii palju edasi jõutud, et see ei ole nagu nii teema. Ja tegelikult operaatorid on nagu, ma arvan, natukene targemaks ka saanud nagu selle, noh, et nad üritavad ikkagi edasi anda seda
teatri olemust, mitte lihtsalt lööme nüüd kirvega, et oleks teles hea. Nojah, sest et noh, kui ma olen nüüd operaatoritega nüüd viimasel ajal rääkinud, siis nad on ise ka nagu noh, väljendavad ennast niimoodi, et nad tegelikult on ka huvitatud, et see asi nagu näeks nagu hea välja. Adekvaatne välja. No, et kui nagu taotlus on, et peaks pime olema see tseen, siis ta võiks ka teles pime olla iseenesest. No, et see ei ole nagu jah, et kui meil ta on nagu niimoodi mõeldud, siis ta võiks ka teles nii paista, et ei ole mõtet ju puhtalt tele jaoks nagu ilgelt nagu võimendada. No, et loomulikult seal võib nagu natuke mängida detailidest, et see ei ole nagu nii, aga jah, mingid suuri režiimuutusi enam ma ei ole nagu täheldanud. Et noh, ilmselt nad ise nagu ka ju suudavad nüüd nagu paremini sealt bussist avasid keerata hästi kiiresti ja tegutseda, et see ei ole nagu nii halb, kui see vanasti oli, jah. Et jah, sa tahtsid midagi? Värvidest, et noh, et kui siin kasutatakse hästi palju erinevaid pooltoone või niimoodi, siis mina ja ilmselt meie siin teisedki oleme olukorras, kus meil on mingid lambid, kus sul ongi mingisugused täistoonid umbes enam-vähem. Sealt ei tule neid vahepealseid asju ja sa oledki selles kinni. Ja siis sul nagu, noh, mis ma teen, eks ole. Ja veel natuke aega tagasi, siis kui need sümmid asjad välja tulid nendes aparaatidest, siis need poolvärvid olid niimoodi, et nad olid kõigil aparaatidel erinevad, keerad saad omast arust nagu roosaks, siis on üks roosa teen kollane, mis iganes, eks ole. Et nagu, noh, siis umbes mingist sellest ajastust mul nagu järjest rohkem hakkasin vältima neid, sest nad on nagu koledad. Noh, praegu tulevad juba ilusaid värve välja ka, aga siuke 10 aastat tagasi veel olid nad siuksed iga pill vaatas erinevat värvi. Ja ilmselt ma sain punkti siis, kui täpselt selle samale teemale, kui kas äkki oli Metallica kontsert Riias, kus oli ka mingit valgustajat vaja või midagi, ma äkki isegi tahtsin sinna saada korraks, ei saanud kahjuks. Kurat. Oleks pidanud rohkem pushima. Siis see mees tegi kõik poolvärvidega või siimoodi. Siis ta oli täpselt need samad mingid vanad Mac 2000 tüüpi asjad ja need nägid kõik erinevad välja, kõik need 100 000 tükki, mis need laed olid, kõik olid, kogu aeg oli mingisugune arusaamatu värv. Ja siis mõtlesin, et mina nii ei tee. Ma teeks üldse paremini. Aga noh, vist ei teinud paremini, sest ma olen siin. Võt. Muidugi, mis teles nagu tihti ei paista need pooltoonid nagu väga head välja ka, selles mõttes muidugi on siin jälle väike erinevus, et kui nüüd telele teha, siis need nii-öelda täisvärvid ja primaarvärvid toimivad nagu ilmselt nagu alati paremini ka. Noh, see ongi, sa pead tegema tele juba läbi objektiivi. Ja just. Noh, see on seal vahel, et sinu silmaga ütled, et on niisugune ilus värv. Teles sinine. Just. Punane. Mul ei ole. Rene teab kindlasti hästi palju rääkida. See kõik imeb. Seal on selles mõttes küll, et sa võid väga suure valiku siniseid toone sinna laduda ja nad on kaameras täpselt ühte sama sinist tooni. Või veel hullem on, et mingisugune ilus magenta on ka sinist tooni. Jah, tavaliselt on see magenta sinine. See on keeruline, jah. Ja siis sa oled sellega seal hädas. Aga nende värvide kasutamise kohta ma mõtlesin seda, et hästi, no ma ka siin mõne bändiga liigun kaasas, et teed mingi toreda asja valmis, ja siis need lavad hästi palju erinevad, kus sa oled, ja kui sa nagu mõtlen selle nagu suurelt välja ja lähed mingis väikses settingusse, siis täpselt nagu mingid siuksed noh, nii-öelda pooltoonid või nagu toonis asjad nagu paistavad oluliselt kehvanud välja, kui just nagu mingi vastand värvid, kus sa saad mingi vähest asjadega nagu rohkem seda tõesanda, et teinekord nagu see sõltub hästi kohast ka, kus sa teed, et mida sa kuidas kasutada. Jah, ühesõnaga, et kui niimoodi bändidega käia, siis pead selle lollikindla versiooni endale tegema, et nagu ei saa mõelda, et ma teen mingi jõhkralt laheda mingi setupi ja siis nagu üritan sellega siis nüüd läbi lüüa, siis lähed mingisse väiksesse klubisse. Üldse ei ole selle failiga midagi teha. See on niisugune kahe vahele. Aga nüüd sa rääkisid sellest, et sul on bändiga mingi tuur, ja sul tegelikult see lava ja tehnika vahetub nagu pidevalt, Et kuidas sa valmistad seda
kontserdit nii-öelda ette, kui sa lähed kuhugi selle bändiga? Kas sul on mingisugune info eelnevalt, et mis sind seal ootab? Ja reeglina ma ikkagi üritan kõigist nendest kohtadest välja pressida nagu kõik, mis infot annab tulla. Mingitest kohtadest ei saa, mingitest kohtadest saab väga hästi. Aga üldiselt see baseerub ilmselt kogemusele, et lõpuks, kui sa ikkagi oled mingile siis oma nii-öelda bändile teinud mingi suhteliselt hea faili, siis seda saab tänapäevase pulliga suhteliselt hästi teisendada ükskõik kus kohas sa oled, nagu suurest kohast väiksesse kohta. Küsimus on tükkides, copy-paste, nummerdad ära. Nad teevad samu asju, mõne asja mõtled oma peas loogiliselt, et mul mingid blinderid ei ole, siis võtad mingid moving head'id, ütled, et te olete blinderid, kui neid on liiga palju seal ja blinderid ei ole. Ja sa ei pea kõiki asju kasutama selliselt nagu nad on sinna üles pandud, ehk siis moving on moving. Ei, ta ei ole, ta ongi, mul on strobo, ma olen stroboks teinud, ma olen teinud blinderiks või mis iganes asjad, mis mul show's on nagu nii-öelda määrava tähtsusega, et need ikkagi peavad seal nagu mingid vilkuma või midagi tegema või mingi ilusad olema. Ja kui on, nagu nukker on see, kui satud kohta, kus on vähe asju või üldse ei ole. Selliseid kohti on ka. Aga kuidas sa siis käitud näiteks, kui satudki sellisesse kohta, kus ei olegi midagi? Ja näiteks tuleb veel mingi teleülekanne on ka, et kuidas selles olukorras nii-öelda... Ei, kui teleülekanne on, siis ma sinna alla ei kirjuta juba, kui seal üldse ei ole asju. Aga reeglina ma ikkagi, kui ma... festivalid on teine teema, aga ütleme, et kui sa tuuriga lähed, siis Euroopa on nii väike koht, et siit võtad kaasa ja lähed sellega, saadad ette kuhugile, kus on mingi, hakkab pihta mingist kontserdimajast või kuskilt ja sul on nagu alati see, et ümberringi ei ole midagi, siis mul on need asjad, ma saan nende asjadega selle kontserdi väga ilusti tehtud ja nii ma olen käinud ja nii on nagu safe ja mõnus, et on suurem, paned rohkem, on väiksem, siis teed enda asjadega. Aga on juhtunud ka niimoodi, et istud seal kuskil, ma ei tea, Ameerikas näiteks mingis klubis, vaatad, küsid enda käest, et miks ma siin olen, mis ma teen siin. Ma ei teegi midagi, siis lähed minema. Et teil on pirnid. Ma ikka olen tavaliselt käima ajanud isegi kõige käima ajamatumad asjad. Tunduvad endale, et ei saa, täna kontserti ei tule valguse poolest. Mõtled, et hea küll, ma teen, ma vaatan. Ja siis tuleb midagi. Minul on üks kogemus kunagist ajast, kui oli siuke koht nagu Überblingen ja siis seal olid need Hiina kollid. Pooled neist olid surnud ja siis seal toimus vahv selle koori filmimine ja eelarveliselt mul vist oli arvestatud sinna 8 Mac 250 Washi ja rohkem nagu mitte midagi ja ma läksin sinna koha peale ja siis enamus asjad olid seal surnud ja siis tele nagu ütleb, või tekkis nagu idee, et aga ärme kasuta ainult lava, et me saaksime rõdu peal veel teha mingi asja, siis saaksime teise rõdu peal, ja siis mul on ainult 800 Washi ja need vanad kollid nagu, mis pool surnud on, et ja siis lõpuks sai nagu tükk haaval sinna mingi valgustid juurde toodud, et midagigi saaks tehtud, et show'st seal midagi nagu ei saanudki nagu rääkida, et lihtsalt, et saaks need punktid ära valgustada, et kuidas teie nagu sellise olukorraga või kas te ütlete, et ma ei tea, ma ei tee seda või mismoodi sellest olukorrast välja tulla? Kui tele veel ütleb, et ma tahaks, see on nagu jube vähe valgust, et tavai, et tee midagi, too valgust juurde. Siis tuleb jõuda selline, kes on tellija ja küsida talt raha selle jaoks. Et nagu, või siis on nii nagu on, et lõpuks on enda otsustada. Et ega ma ei tea. Iga päev ei ole see kõige parem päev, et päev on, asju ei ole, midagi ei ole.
It is what it is. Nii teedki. Aga muidu reanimeerid, lähed sinna, jälle võtad selle USA, seal on igast lahedad asju kohtab. Võtad selle üles, vaatad, sul on 24 mingit tehnopiimi või mingit asju. Vaat käima, võtad, siit midagi saab, vaat pillapalla kõik on katkis, võtad tüki, paned sinna, katkis ja viskad minema, teed kõik ringi. Aga nagu reaalselt sa tõstsid asju ringi? No muidugi, mis sa ikka tegema pead. Teed omale meeldiva setupi ja siis ütled poistele pärast, et nii on. tehke edasi nüüd niimoodi. Ja sa käid remondid kogu aeg neid asju seal. Et see ongi nagu nende bändidega käies nagu hästi frustreeriv, kui sa saad isegi ette kõik selle info ja vaatad, täitsa okei, võib teha küll ja siis lähed koha peale ja siis need pooled asjad ei tööta, siis nagu on nagu, siis on, et mis nüüd on, et tegelikult ei ole aega ka, on. Või siis nagu lähed kuskile ja just, vist oligi see aasta mingis Eesti klubis, on. Lähed kohale ja mingid lambid lihtsalt nagu vilguvad seal kuskil laes, on. Siis küsid, mis värk on? Ma ei tea, mingi 2 päeva tagasi hakkas, et selline nagu 2 päeva tagasi nagu mitte kedagi nagu ei huvita, et no mis mõttes, kuidas saab selline suhtumine üldse olla, et nagu, ma ei tea. Et ma saan aru, et just läks läbi mingi lamp ja whatever, no ikka juhtub, aga nagu teinekord on nagu mingi tohutu kaos, siis nagu jääb küll arusaamatuks, et kuidas seda nagu siis mõeldud on. No nii ongi, sina tuled ja teed ilusti korda ja kõigil jäävad. See on tegelikult sinu pärast, sest sina käid kogu aeg korda tegemas kõik asju igal pool. Nad ootavad, et millal sa tuled uue ringiga. Ma olen süüdi. Timo, sul kogemusi sellisest? Katkise tehnika. Kuna ma tuuritan põhimõtteliselt ainult nööpiga, on ju. Mul otseselt siukse mingi klubikäikasid ei ole, siis mul nagu siukse katkise tehnikaga nagu mingid siukse seosed väga palju ei teki, sest mul ikkagi tavaliselt juhtub niimoodi, et mul on mingid rentali partnerid panevad mingi tehnika ja nii. Aga kui ma selle teleosa juurde tagasi tulen, siis tavaliselt see teleasi on kõik ette kommunikeeritud, et sa tead, et see mingi teleasi tuleb, on ju. Siis kuna sa tead, et kõik need režissöörid on veits nagu siuksed kiiksuga, on ju. Et kui meil on väga ilus lava ja kõik valguskurundus on ilgelt äge, siis režissöör ikkagi tuleb, et paneme nüüd selle artisti sinna rõdule. Siis sa ikkagi nagu planeerid ette vähemalt nagu mingi siukse arvestusega, et sa katad enam-vähem kõik mingid, 360 kraadi põhimõtteliselt pead olema võimeline nagu valgustama. Ja kui juhtubki mingi siuke situatsioon, et nagu sul on mingi ala katmata või kuidagi sa ei saa seda nagu valgustada hästi, siis üks variant on see, et telel on viimasel ajal enamasti endal mingi paneel kaasas, et sa saad sinna mingi lambi tekitada, mis on väga kole, mis on väga rõve, mis mulle ei meeldi, mida ei tohiks teha, mitte keegi mitte kunagi, kui sa teed päris telesaadet. Või siis sa lähed, räägid see režissöörile augu pähe, et ära tee niimoodi lollust. Just. Räägid režissöörile augu pähe, et ole hea, lähme nüüd selle lavale tagasi. Suur lava, ilus suur lava tehtud. Ja sa tahad selle kõige ilusam maisa panna nüüd sinna kuhugile, kus on mitte midagi. Just. Ja seda tuleb ikka veenda. Vist tuleb ajaga, et kui sa oled noor poiss, lähed, räägid sellist juttu, siis vaadatakse sind, et kes sa siuke oled. Me teeme just seal nüüd, just. Aga mingil hetkel hakkab inimene kuulama. Jah, et kogu selle businessi juures nagu ülisuur osa on ikkagi selles, et sa nagu suudad inimesi veenda, et suudad inimestele augu pähe rääkida, et sa suudad ennast mingi müüa. See on kõik kommunikatsiooniga seotud, nagu, et sa pead olema väga hea suhtleja, nagu minu arust vähemalt. Ma isegi ütleks, et teine pool on võib-olla see, et sa pead nagu väga hästi inimesi nagu lugema ka, et sa tegelikult sa teed ju kliendil tihtipeale seda üritust, sa tahad aru seda, mida tema nagu ootab sinult, et selles suhtes, ega nemad ei mõista tihtipeale seda võib-olla keelt või spetsiifikat, mida meie räägime, ja siis nende jaoks on blinder või mis iganes asi võib blinder olla näiteks. Et sa nagu üritad nagu kogu aeg seda pinnida mingite küsimustega, et mida sa siis nagu näed siin praegu, mis nüüd juhtub või mis see värvi või mis asi see on, mida sa tahad, et juhtub. Või mingi tantsuetendused, kus on mingisugused lavastajad, ja siis samamoodi sa nagu üritad sellest nagu kuidagi iga pisi asja nagu välja nagu lugeda sealt, kuidas ta nagu suhtub millessegi või nagu, et mis see siis on, mida ta tegelikult nagu oma peas ette kujutab. Ehk siis põhimõtteliselt
te peate tegelema sellega, et mis nüansid on, peate arvestama eelarvega. Palju eelarvet on üritusel valguse jaoks, siis on teil ette, kliendil on enda soovid, mida ta tahab, et oleks. Siis on loomulikult artistide veel omad soovid lisaks, on ju. Ja nüüd, kuidas te leiate selle nende kõikide erinevate nüansside seas selle nagu kesktee, et saada see, mis iganes show selliseks nagu ta on näiteks sul, Rene, on Eesti Lauluga, ma arvan, et väga palju selliseid, kus on eelarve väike, sul on palju artiste, kellel on omad soovid, et kuidas sa selle komboga nii-öelda toime tuled? No eks seal on kindlasti halvemaid ja paremaid näiteid, et tihtipeale tõesti ikkagi tullakse väga hea ideega näiteks, mida on puhas lust nagu teostada. Teinekord tullakse ideega, millele sa siis nagu pead kuidagi nagu välja mõtlema väga delikaatse viisi, kuidas seda nagu selgistada, et see ei ole hea. Et no, ja nii ongi, et selles mõttes, et kas võib-olla on artistil vähe kogemust või üldse nagu, kuidas ta ei kujutagi ette, kuidas see teles näiteks välja näeb, seal teeme ju väga palju ikkagi telesaadet, on ju. Et selles suhtes nagu, jah, see on nagu hästi palju seda läbirääkimise oskust oma ja noh, üldse väga palju energiat kulutada sellele, et see nagu siis paika saada. Et tihtipeale ongi need head näited, need ju lähevad kergesti ja lihtsalt ja ongi tore teha ja siis sa vajuled nagu enamus sellest ajast hoopis mingisuguse paari mingisuguse noh, nii-öelda rumala äktiga. Kummalise ja rumala. Jah, millega nagu ei oska nagu midagi peale hakata, et nagu noh, sa imed sealt kuidagi mingit nagu asja välja, mis nagu näeks enam okei. Et ma ei teagi, mis see küsimus täpselt oli praegu, mis sa küsisid, aga... Ja lihtsalt, kuidas selle olukorraga, noh, et sul on nagu nii palju erinevaid nüanssi, millega sa pead nagu arvestama, et kuidas sa leiad selle lahenduse või kesktee, et kõigile see nagu... No kõigepealt on eelarve ja siis sa kohe küsid juurde ja siis võib-olla natuke saad ja siis vaatad olemasolevat asja ja kuidas hakkama saad, nagu et tegelikult lõpuks nii on, et noh, õige, ütleme nagu on siis küsida õigeid küsimusi kõigi osapoolte käest, et sa pead olema ise juba nii kuidagi tark, et sa näed seda probleemi ette ja siis sa küsid lihtsalt nagu räägid läbi ja siis kõik saavad nagu ühtlamoodi aru. Mis on selle töö juures nagu üks kõige olulisem nagu asi, et suudaksid inimestega läbi saada, mida mina ei suuda. Kõik. Eks meil kõigil on oma halvad päevad ka. Ei no see on ajas paremaks teinud muidugi, aga mitte liiga. No ometigi sa siin oled täna, et on läinud paremaks. Äkki. Aga jah, õiged küsimused juba algstaadiumis, et kui on vähegi jälle aega, tavaliselt ei ole, aga siis kui on ja näed seda, mis siis juhtuma hakkab, kes esineb, kuidas esineb, miks esineb, küsid järgi kõik need küsimused, et miks sa seal oled, kas sa ei taha nii teha, siis oskad juba planeerida ka, kuidas sa üldse selle set-up'i üles paned, et kas ma panen neid pirne sinna-tänna, milleks ma neid panen. Noh, mingi suuremat asja, mina näiteks teen, siis ma nagu ilma joonistamata või ütleme projekteerimata, siis ma ei lähegi, sest ma panen kõik pirnid peale, suunan ära, vaatan, näed, siit on ilus, kõik head poolt nagu vahest võtan, viskan minema, panen uued, sest tundus ilus paberi peal või mõttes. Tegelikult on nagu suht jama nagu, et noh, palju lampe kuskil laes, aga tegelikult ei näe ühtegi neist. Et kuidagi laiali panna paremini ja siis küsid küsimusi jälle ja siis saad nagu mingi tõe. Vot, mis see küsimus oli? See samm oligi. Väga hea vastus oli. Timo, kuidas sul? No, see on nüüd oleneb, mis projekt on minu jaoks. Sest et kuna ma RGB-s töötan, siis meil on nagu väga palju on mingi corporate projekte, kus nagu otseselt ei ole nagu kirvega ette löödud mingi eelarve. Ehk siis mingi klient ütleb, et palun mulle siuke asi. Tahan, et oleks lahe.
ja rahanumbrit otseselt sinna taha ei kirjuta, siis võtad selle arvuti seal ette ja siis hakkad seal plotse nihutama niimoodi, et oleks äge. Siis põrgatad seda nagu erinevate osapoolte vahel, sest et nagu meil firmas on nagu tavaliseks saanud see, et mingi mees joonistab mingi ilusa pildi valmis, siis kinnitatakse rahanumbrid ära, siis saad see helimeestele ja siis helimehed tulevad mingi, kus sa mõtlesid need kõlarid panna? aga kus sa mõtlesid, on ju? Et nagu et see on nagu kõikide osapoolte vahel nagu mingi põrgatamine, kuidas see nagu kesktee leitakse, meie puhul nagu seda neid osapooli on nii palju, kõigil on omad huvid. LED-imehed tahavad, et LED paistaks, valgustajad tahavad, et lampi oleks palju ja kõik oleks ilgelt äge ja nagu lahe, on ju. Aga lõpuks see tõde peitub seal kuskil kõige vahel. Ja kõik see mingi, kuidas sa mõtled läbi selle, et ma võin sulle joonistada seal arvutis mingi ilgelt laheda asja. Aga siis, kui sa jõuad selle asjaga sinna põllu peale ja vaatad, et oota, kuidas see nagu ülesse läheb, et nagu kui palju mehed peavad vaeva nägema selleks, et see asi kõik juhtuks. Et see on ka siuke asi, mis tuleb kõik nagu kogemuse ja kilomeetritega, on ju. Et sa mõtledki nagu seda joonistades mingi nagu sammu ette, et ma pean ju selle päriselt ehitama ka, et kuidas me teeme seda päriselt. Et kas see on kõik reaalne ja nii edasi. Selleks seda projekti ongi vaja teha, et sa teed selle juba paberi peal, käid läbi kõik need, vaatad, aga seda ei saa ju teha, seda ei saagi üldse nii teha. Siis tõmbad, teed nii nagu saab ja võtad helimehel ninast kinni, et kui ma selle kõlari panen, siis siia, kui kõrgele, ma tahan kõrgemale, ma tahan madalamale. Ja võitled niimoodi. Ja siis räägite LED-meestega või videomeestega? LED-meestega joonistatust ette, et tehke nii, punkt. Vanasti oli rohkem seda, et kasutati projektoreid ja minu arust see projektor oli nagu valguse kõige jõhkram killer, nagu et nüüd see LED-iga on natukene see sobitub kuidagi nagu paremini selle valgusega. Aga need projektorid kuskile kadunud ole, ma just tegin telesaadet pruunis karbis projektoritega, juba mõnus oli. Siis üritas seda kuidagi teha niimoodi, et teles kõik näha. Inimesed on näha, projektsioon on näha, tuba on ilus. Valgus on ilus. Jah, see on nagu juba, see on nagu seal prioriteetide alumises nimekirjas, sest et nagu need teised asjad on olulisemad seal kellegi jaoks. Sõltub projektsioonist, et võtame, ma ei tea, mingi üks telesaade meil siin käib praegu 4. korda veis. See on väga ilus, by the way. Seal on projektsioon puhas mingis kohas. Jah, see on väga hästi tehtud. Toimetab küll, et... Aga te seal ei näita ju seda tervet nagu lihtsalt valget pilti, te näitate elemente ja siis sellega ta ei niivõrd ei tule pilti. No kõik asja lased nii kui ajan. Et täispilt on ikkagi parandal nagu, et see on fine. Aga see on just, et see peab olema balansis, kõik asjad peavad oma balansis olema. See ongi valgustamise kõige suurem kunst, et kõik peavad olema nagu, vanasti oligi barridega oli hea, kõik jäid põhja. Eest. Tänapäeval on kõik niimoodi meelitad, liiga valge, lamp elab ka rohkemaks, siis ongi kuidagi, see müra muutub nii suureks, siis tahaks kõik pimedaks teha ja paned mingi ühe peale, vaatad, nüüd on ilus. Samas tahaks kõik teisi ka peale lükata. Jah, et valgustamise kunst ei ole mitte valguses, vaid et sa pead nagu suutma seda nivood õigel levelil, et alati ei ole see, et lükkan põhja. Seda ei ole ammu enam. Või vähemalt mul ei ole. Ja. Siis, kui mõeldi välja masterid, eks ole, minu puldile. Läks aega. Emil, kuidas, me enne rääkisime tehnikast ja et kuidas nagu teatris, kui sul on mingi tükk, sul on, kas sa lähtud mingi valguse kogusest, mis sul kasutada on? Eks ikka, jah. Et teatris tehakse nagu niimoodi, et on kunstnik mõtleb midagi välja nii-öelda lavale, mingisuguse kujunduse. Et siis sellel on mingid kavandid, eelkavandid. Ja siis enam-vähem sa paberi peal näed juba või sellel see on mingitele plaanidele joonistada, sa näed, et okei, siin ei ole valgust, siin ei ole silda või et sul on sild kinni pandud või et siin on vähe lampe või et need enam jaolt näeb nagu ära üsna varakult, et
tuleb nagu midagi puudu või midagi on nagu ees või et sa ei saa mingit suunda kasutada, mida sa oled nagu mõelnud. Et siis noh, ja siis hakkab see sama asi, et sa hakkad läbi rääkima, kauplema, ostame juurde, seda seadet on vaja siia, tõstame ümber. Et siis on nagu selles mõttes sarnane, et kas sa suudad nagu oma visiooni veenvalt põhjendada, miks sul nagu midagi vaja teha on või miks mul on vaja näiteks, ma ei tea, 20 000 euro eest näiteks praegu just nüüd sellesse projekti osta nagu moving uid juurde, on ju, et noh, sa pead selle ära põhjendama ja kui see on nagu piisavalt põhjendatud, siis sa saad seda raha, on ju, kui sa piisavalt ei põhjenda, siis sa ei saa. Et nii see käib, noh, sama noh, kõikide asjadega. Põhiliselt ei saa. Ei ole nii või? Kõik õnnelikud inimesed oled. Vahest ei saa ja vahest saab, jah. Aga palju sa saad kaasa rääkida näiteks teatris lava peal, et neid positsioone, et näiteks kui sa kuhugi seda valgust parasjagu ei saa suunata, kui palju saad kaasa rääkida selle nagu positsioonidest või kus seda nagu tehakse? No saab päris palju jah, et kui on dekoratsiooni külge võimalik panna või lavakujunduse külge mingeid asju panna, mida sa oled mõelnud või et kuskilt on näiteks, noh, ma olen ise ka mõtled, et tahaks nagu ilgelt sükest madalat läbivat külgvalgust saada. Noh, et siis, et lõikame siia näiteks mingisuguse braon ja ma saan sealt läbi põmmutada, et noh, et seda kõike saab teha. Et kui nagu sa oled selle läbi mõelnud, mida sa tahad saavutada ja see kõik on alles töökodades ja ehitatakse ja siis on seda võimalik teha. Et kui tulla nüüd jah, et juba pannakse see kõik lavale ja hakkavad proovid ja sa siis nagu avastad, et jube kihvt oleks nüüd siit on ju, siis noh, keegi tegelikult seda enam teha ei taha. Et noh, natuke me kasutame ka seda nii-öelda 3D visualiseerimist, aga noh, üsna vähe, et see nagu valguse mõttes ta noh, jah, väga palju, no et kui sa suudad ette näha mingeid asju, mida sa nii-öelda tahad muuta selles nii-öelda lavakujunduses, siis nagu siis sellel pole nagu pointi, aga noh, ilmselt muidugi ka, et see annaks nagu, kui me kasutaks rohkem, noh, et sa näed ära mingeid asju, mis probleemid sul võivad tekkida on ju, või mida sa nagu ette võib-olla ei näe. Jaa. Mis on teil mingi põnevamad juhtumised või suurimad errorid üldse töös olnud? Mingid heled, kas tuleb kohe nagu midagi meelde? Ma võin enda ühe loo rääkida. Et mingi ettevõtte üritus oli lauluväljaku siseruumides ja siis oli soov, et siis Tõnis Mägi mängib klaveriga 2 lugu ja teise loo ajal hakkaks nagu väljas valgus nagu mäng pihta. Ja ilgelt seal ehitisi mingi lumi oli üle põlve, kaevasime seal valgusteid sinna lume sisse, mingi nagu kus on see lauluväljaku see allee või nagu sealt mere poolt tuleb, on ju. Ja siis nagu mingisugust infot rohkem ei olnud, et teeb 2 lugu, on ju, ja ütleme teile, kui see nagu teine lugu hakkab või millal siis see mingi valgusmäng võiks nagu alata, on ju. Tõnis Mägi istus klaveri taha, hakkas mängima. Aga ta improviseerib nagu 2 lugu, improviseerivat lugu ja siis mängib ja siis laulab ja siis ta improviseeris nii, et ta selle teise loo mängis otsa ja siis see ürituse korraldaja nagu ootas ka, millal ta siis seda teist lugu hakkab mängima. Ja no mina ootasin ka, no millal siis see asi hakkab ja siis mängis ära, tõusis püsti, läks minema. Siis nagu... Et minule nagu see error nagu tuli meelde sellega, et põhimõtteliselt nagu see väljas ehitatud valgus oli nagu... Paid käima või ikka lõpuks? No lõpust panin käima, jah. Mul on ka nii olnud, et panen käima siis, kui kontsert sai läbi, et mul olid sellised asjad ka veel. Kuskil Lego Järve muusikal oli mingi Skytracerid kuskil... Täitsa unustasin ära. Bänd käib, eebeldas seal, ka suht ammu juba aega tagasi.
siis tüübid nagu ilgelt vajavad edasi mingid Hiinast pärit suured jurakad, kurat, keegi ei taha liigutada. Tegid veel D-mixi selle kuidagi, see ei käinud D-mixis regulaaris. Ja siis ma nagu peale kontserdit mõtlesin, okei, ma mõlema. Aga mitte sellest erarist ma ei tahtnud rääkida, mul oli üks mingi linnahallis näidend, kõik, mitte näidend, aga siis muusikal. Keegi suri seal parasjagu muusikalis. Järgmine tseen oli siis nii-öelda pildivahetus, kus oli mingi siis nii-öelda vanglasseen, see oli seal nagu teise korruse peal. Kõik nagu muusika nagu vaikselt hääbub, kõik see inimene, see sureb, võib-olla Don Quixote või midagi siukest. Sureb seal niimoodi, kõik on niisugune inimene. Järgmine kord käis siuke pauh ja siis läks kõik valgeks. Mõtlesin, et ma panen näpu valmis. Minna kõu nupu peale. Siis kui see mees surema hakkas. Mina olin ka. See oli mingi paar sekundit see vahe, aga seda nagu kõik nägid. Ma ei pane näppu enam valmis kunagi kuulile. Aga faile on mul olnud, räägid siis ka räägid. Mul on veel faile need halb on. Ei, mul on kõik hästi läinud. Mul on kõige hiljutisem asi, mis mul meeles on see, tegime ühte telegaalat ja siis kõik vaheaktid olid nagu timecode'i programmeeritud. See eelmine päev oli ehitatud ja siis terve päev proove tehtud ja siis mingi parandad seal, teed mingeid asju ja siis saad hakkab peale ja siis jõuame selle vaheaktini ja siis lähed selle vaheakti käima ja siis pimedus, midagi ei juhtu ja ka juba režissöör karjub seal toru otsas oli. Siis ilmselgelt meil on sodi peaga ma kasutan siukest pulti nagu MA2 on ju. Ja siis MA2 saad niimoodi programmeerida, et sa saad programmeerida timecode'i nii nagu queue'de järjestuse, kui sa saad programmeerida ka heebli, et kus asendis heebel on. Ja ma olin ta programmeerinud niimoodi, et mul ei olnud heebel sinna sisse programmeeritud ja ma olin parandusi tehes tõmmanud selle heebli maha. Aga õnneks kogu see situatsioon mingi 2 sekundi jooksul ja see alguses oli niikuinii maakeeli hunna-munna, mis siis kaamera pildis toimus. Et nagu tõenäoliselt televaata ei saa midagi aru, aga seal korraks seal puldis oli siuke... Et aga see nagu kõik taandub sellele, et tegelikult mingid töögraafikud ja mingid asjad on mingitel hetkedel sellised, et sa oled seal puldis kuidagi mingis üks poolkoomalaadses seisundis ja siis hakkadki mingid vigu tegema ja mingid sellised asjad hakkavad juhtuma. Ei, see on see lihtsalt, et peaproov ei ole peaproov, vaid on Eesti peale nagu programmeerimine. Jah, see ka jah. Peaproov on peale saadet. Siis on saade. Niimoodi käib. Et saate komistad läbi kuidagi. Peaproov tehtud, teeme nüüd saatena. Nii veel feile mingid või... Midagi nagu suursugust ei tule meelde praegu, et eks neid mingeid väiksemaid asju on olnud ikka. Üks asi, mis tuleb meelde võib-olla, millest nagu napilt pääsesin, oli ka mingisugune kultuurkapitali aastapreemiate mingi jagamine, tele võttis üles seal EMTA majas ja mingi 15 minutit või 20 minutit isegi võib-olla enne lõppu see Emma pult nagu tahtis kinni minna. Ise tal oli mingisugune upsi probleem ja ja siis tal tekib see siuke laivis siis lõi mulle ette, et 30 sekundi pärast siis nägemist ja pult läheb ja nagu mõtled, mis siis teha ja siis ühesõnaga ma 15 või 20 minutit postponisin seda. Ise kogu aeg nagu lootsin, et äkki nüüd õnnestub ja siis seda saab nagu natuke postponida. Ja tegelikult reaalselt vist ei saagi tegelikult nii palju, aga tookord sai. Ja kui ma nagu ürituse lõpuni postponisin ära ja siis läks kõik, kui kaamerad olid kinni, siis läks kõik pimedaks. Et selles mõttes vedas. Enne, sul ei tule midagi? Ma tean, et neid on olnud väga palju, aga kui sa praegu küsid, siis ega ei tule ühtegi väga head näidet. Võib-olla üks siuke, kaudselt valgusega jõudnud, aga üks Eesti laul, mis oli vist esimest korda oli seal Tartus,
siis me sinna mõtlesime mingi suurepärase kujunduse välja, kus olid siuksed rombid, kuhu näitasid mingi projektorid peale, mingi valgus oli sisse ehitatud ja ilgelt ehitasime see ja koha peal veel viimane öö käis tohutu ettevalmistus. Ja siis, kui see kõik nagu valmis sai, siis selgus, et ikkagi natukene oli insenerioskustest puudu jäänud. Et mitte keegi ei tea, et need suured rombid pidid ka suutma ennast niimoodi teistpidi keerata, kus oli hoopis teine külg. Ja siis see lõpuks ei toiminudki, aga ma olen tähele pannud, et see nagu Eurovisioonidel on see hästi levinud asi, et on mingid asjad, mis tegelikult ei toiminud. Et siis see natuke on niisugune... Sa tegid järgi lihtsalt? Tegin järgi lihtsalt jah, et oleks millest rääkida pärast. Latti ei saa liiga kõrgele tõsta, et siis järgmine kord on väga latti liigutada ja siis peadki natukene hoidma. No jah, ikka jah. Mõtled hästi, aga teed, ma kõik ei näita. Aga eks puldi kokku jooksmised on vist kõigil tulnud ette või olen mina üksi ainult olnud kunagi. Aga see ei ole traagika tänapäeval, et võtad kõik juhtmed tagant ära, teed selle puldiga pilte vette. Käime tagasi, manad selle pilli ette tagasi. Võib-olla lugu läks mööda, 2 lugu läks mööda. Midagi ei juhtunud. Kehva lugu on siis, kui mul on juhtunud ükskord, kui No Big Silence oli veel väga kõva bänd meil. Kuidagi oli stroba lõpukoht, ilge stroba, kõik ainult strobas. Siis ma tegin mingi triki, et keerasin pullil mingit vahetasin madet üsõnaga, mida tegelikult ei tohiks teha ja samal ajal hoidsin neid flash-nuppe all. Siis ma tegin igast asjadega, see lihtsalt vilkus. Võtsin kõik ära küljest, tegin starti, no ikka üks lugu vilkus ainult. Kõik oli pime ja ainult vilkus. Rock and roll. Aga järgmine kord ma ei teinud enam neid asju selle pulliga. Mis pult oli? Avalis Tiiger, see esimene või teine või mis see pisik oli ventodega. Selle üsnagi väikse displeiga. Muidu töötus, aga vahel ei töötud. Üks trikk oli, kuidas sai selle panna kinni niimoodi lahedalt. Siis kunagi tuli meile siuke klubi Hollywood, Eventek ostis või mis iganes Audiolight oli sel ajal, ostis Vulog 2 äkki oli, tuli uus sinine pult, lendas iga, kõik teavad. Võtsin selle sinna ette, et ma õpin selgest, klubis on hea, jukerdada reis. Panad käima ja kogu aeg teed, kogu aeg kinni. Nagu mõtlesin, ma olen rumal äkki, ma ei oska, teised käisid samamoodi. Siis tuli välja, et tegelikult see on täitsa katkine pult. Läks tagasi. Et tegin oma vana showcadiga edasi. Okei, vaikselt hakkame kokku tõmbama otsi, et ma on mõned küsimus, mida ma tahaks veel teilt küsida, et üks neist on see, et kui te saaksite minna ajas tagasi ja anda enda nooremale valgustaja minale nõu, siis mis nõu see oleks nagu valgusalast nõu? Ma ei tea, Rene või Timo, kui üldse seal nõu on anda, et võib-olla... Ma ei tea, nad ei saagi vist, sest nii palju tuleb, ma arvan, seda head asja tuleb kogemusega lihtsalt. Ma on selles osas Renega nõus, et kõik need mingid valed asjad ja õiged asjad ja kõik need asjad, mis sa teed, see nagu on nagu millekski hea, et see nagu arendab mingeid erinevaid külgi. Et ma küll ei laseks midagi endal teistmoodi teha. Kui siis võib-olla peaks natuke rohkem kannatust olema, aga... Teisi inimesi on vaja kuulata ja sõbralikult kuulata. Meil on äkki midagi tarka sulle öelda, millest võib sul ka olla kasu päris palju, mitte raiuma oma mingit metoodikat. Räägi inimestega. Küsi õigeid küsimusi, seesama. Et siis jõuad kiiremini nendes ei pea 20 aastat tegema, nagu saad juba võib-olla 5-ga hakkama. Oma vead tuleb ikka ise teha, selles mõttes kogemused saad kogeda ainult ise, sest teised ei koge sinu kogemusi ja nii edasi, aga jah, suhtlema, küsima, olema julgem nagu selles kohas, et mis nüüd toimub, kuidas toimub, miks toimub,
olla nagu tüütu veits, noh kui sa tüütad ära teised, siis nad ei tahagi sugust, tee nii, kui sa oskad. Fine, siis teedki, jumala hästi teed. Kõige parem on, kui keegi ütleb sulle, et oi, pane nüüd, kus oskad. Ma nüüd näitan. No, võib-olla ei näita. Aga noh, tekib siuke tunne ja siis on nagu hea. Mul oli ööklubis X Hollywood oli ikka aeg-ajalt, siis seal anti tasuta väike naps, võtsid selle napsu ja siis tegid, no ma teile nüüd näitan raisk. Korraks oli äge. Emil, sul on midagi öelda enda? Ei oska öelda jah, võib-olla ka nagu, et enesekindlust rohkem või noh, aga noh, teistpidi jah, ka ikkagi vist, et kõik see on nagu aeg ja töö ja energia, et ega nagu midagi lihtsalt ei tule, et noh, et kõik see on nagu jah, oma nii-öelda või noh, see ongi sama noh, et ega midagi muud vist jah. Et kõik tuleb nagu üsna aeglaselt selles mõttes või noh, selles businessis ka või noh, et noh, nagu siin alguses juttu ka oli, et keegi kinni ei maksa tegelikult seda noh, et endal peab lihtsalt huvi ja tahtmist olema teha, et siis nagu siis tuleb. Väga hea. Kuidas teil nagu ütleme, et ajaga, kui te olete nüüd nende aastate jooksul seda tööd teinud, et küllap vist on neid öötunde ja kodunt äraolekuid on nagu, ma eeldan, et teil kõigil päris palju. Et kuidas see kogu terve selle aja jooksul, kuidas see nagu teie koduse elu ja seal selle balanssi leida, et kas on palju mõjutanud või on, kõik on hästi, et ma ei tea, minu arust on siiamaani balansist väljas, ei ole veel leidnud. See ei lähe paika mitte kunagi, see läheb ainult hullemaks ajas. Aga noh, eks kodused, noh, ma olen kogu aeg võrrelnud, et naine, meremehe naine. Lähen merele, tšauk kauna tööl, tulen mingi paari kuu pärast teinekord. Noh, sõltub asjast. Et eks nad harjutavad seal ja eks nad on harjunud ka juba. Saavad hakkama. Aga noh, kuidagi peaks olema nagu elu natuke lihtsam, ütleme nii, et kuidagi ei ole liiga lihtne, et kui keegi tahab valgustajaks saada, siis ärge saage. Ma ei ütle. Eks ta keeruline jah, et no tuleb nagu võtta või noh, et mul ka kodus kõik nagu teavad või noh, et see ongi, et see mingi 2 nädalat näiteks ei ole, sa oled kadunud või noh, isegi kui sa käid, siis tegelikult ikkagi ei ole. Et siis, kui see periood saab nagu mööda, et siis jällegi annad jälle tagasi selle aja kuidagi või proovid nagu olla olemas rohkem. Et eks see nii käib, see on selle nagu, ma arvan, selle eriala nagu omapära ja paratamatus, et midagi nagu teha siin väga ei olegi, et jah. See on see, et oled kodus siis, tuli põleb, aga kedagi kodus ei ole. Sama. Ja Timo, sul? No, mul on selles mõttes võib-olla natuke lihtsam, et mul nagu kodust elu nii palju ei ole, aga noh, see võib-olla mõnes mõttes selles mõttes on ka halb, et sa nagu oledki töönarkomaan ja teedki kogu aeg tööd. Ma just nagu viimasel ajal on pannud seda rohkem tähele, et nagu kuule, tõmba veits tuure maha, et tegelikult ei ole okei. Ja noh, eriti raske on siis, kui sa nagu teedki non-stop nagu tööd, et sa näiteks sa oled mingi eventi projektijuht, siis sa lähed seda eventi paigaldama, siis sa oled seal puldis, siis sa võtad selle maha, siis lõpuks sa oled seal öösel pingi kell 4 kuskil, istud seal pingi peal, mõtled, et miks ma nüüd seda teen või... Ei ole hullu, kell 8 hommikul lähed edasi, paned järgmist keia ja kõik on jumala fine, juba läks meelest ära ja maailm on ilus. Et noh, meil just eelmine nädal oli võimalus kuskil väljaspool Eestit käia mingit eventi tegema, siis nagu hästi tore oli näha, kuidas nagu esiteks, okei, sellest ei hakka rääkima, et eelarve oli mingi 100 korda suurem, on ju. Aga et kuidas kruud on kõvasti rohkem, tööülesanded palju rohkem ära jaotatud, et nagu inimeste tööajad on palju normaalsemad.
ja noh, see on natuke, ma olen siin viimasel ajal hakanud meie firmas ka nagu rohkem inimesi togima, et kuule, et noh, meil on selline ajajaotussüsteem, et meil on nagu klotsid, et päev, on ju. Aga et selles klotsi tabelis sa ei näe seda, et kui mees lõpetab öösel kell 5 ja hakkab järgmine päev kell 8, siis need on küll erinevad päevad, aga see mees tegelikult on täiesti katki. Et nagu, et inimesed lihtsalt rohkem mõtleks selle peale, siis tegelikult alati need lahendused on olemas. Sa pead küll leidma endale rohkem inimesi, mis on nagu üks probleemidest nagu meil ka, et tegelikult neid inimesi, kes on head töömehed, kes teavad asju, tegelikult neid on liiga vähe. Ja noh, kuna see töö on nagu keerukas ja raske ka mõned on ju, siis need inimesed nagu just ei tule kivi alt kogu aeg, et sa pead neid ise otsima, nende nimel vaeva tegema, natuke võib-olla koolitama noori ja nii edasi, on ju. Aga et tegelikult need lahendused on olemas, et sa saad nagu, et okei, et sul on puldimees on ju, sa tead, et sul järgmine päev on nagu mingi full proovipäev, full saatepäev, mis iganes on ju, et siis tee niimoodi, kui sa projektijuhtad ära, saada seda puldimeest on ju ehitusele, las ta tuleb hiljem, mis iganes, et saada ta varem ära, et nagu leia asendused ja mingid mehed, aga noh, see on nagu rohkem tööd ja vaeva ja noh, niikaua kuni inimesed enda eest ei seisa, siis ega keegi teine nagu ka ei hakka seda tegema. Ehk siis teil kõigil on see, et olete valgustehnikud, pulditehnikud, valgusdisainerid, et nagu ma aru saan... Otsast peale sellega seotud. Kõige hullem on veel see, et sa teed mingi umbes kella 4 mingid viimased joonised, prindid välja neid printid, noh, mingi suurema üldse puhul. Ja siis hommikul 8 proovid nendest midagi teha või noh, teinekord on ka läinud niimoodi, et lähed otse Saku Suurhalli ja hakkad siis nagu näitama näpuga või kellegi seletama. Ja siis muidugi läheb nii kaua, kui see ükskord läbi saab 2-3 päeva pärast. No siis küll ma siis magan hiljem võib-olla. See tegelikult ei ole õige, et oleks meie maailma aeg tulla sellel diferentseeritusele, et noh, üks teeb joonised, üks ehitab üles, üks meeskond ja teine meeskond teeb sisu ja oleks kõigil tegelikult nagu õhtu lõpuks sama palju tööd, aga kõik saaksid puhata, lastega mängida, käia rattaga sõitmas, ronida mäeotsa, midagi sükest. Kuidas me saame seda? Vastused. Ise peame seisma selle eest. Ma istun praegu. See on natukene selle ala nagu häda, et kõik oleme omamoodi nagu kunstnikud, et kui inimene tellib sind, siis ta tahab, et sina oleksid seal ja siis sa teeksid kõike seal kogu aeg ninapidi juures, et noh, selles mõttes see ongi see kliendile ka seda asja nagu niimoodi seletada keeruline võib-olla. Ja, aga samas nagu minu kliendid on küll öelnud seda, et näiteks, et jah, ma tahan, et sina oled puldis, aga mul ei ole vahet, kes see lambi sinna trassi peale tõstab, vaata. No hästi, jah. Et ta tellib nagu meil pulti. Ja muidugi. Et noh, pealegi, kui sa oled selle, ma ei tea, 8 või 6 tundi oled ülesse pande, siis lähed pulti ja noh, tegelikult su kvaliteet on hoopis midagi muud, kui sa puhana lähed. Ja kui sa oled mingi ületöötanud ja väsinud, siis hakkad nagu kergemini vigu ka tegema. Et noh, üks päev see on võib-olla, et lükkan neebli valel ajal peale või võtta neebli valel ajal maha või mis iganes on. Aga siis teine päev see nagu võib-olla mingi paigalduse käigus või mahavõtul mingi tõsine mingi error või vigastus või mis iganes. No. Jaa. Muidugi liiga lihtne elu teeb ka kuidagi lohakaks. Mitte lohakaks, ei ole isegi õige sõna, aga see on see, et mul kõik nii hästi ja siis sul ei teki seda mingisugust adrenaliini või mingit asja, et ma nüüd teen, eks ole. Et ma ei tea täpselt, mis sealt tuleb, et ma nüüd, ma tean täpselt, mis sealt tuleb, vajutad nupu ja kõik juhtub, kõik on ilus. Et siis nagu hakkad teisipidi juhtuma, et sa oled nii kindel eneses, et sa nagu need vead tulevad sul lihtsalt niimoodi kobistad kogu aeg midagi valel ajal, valel hetkel, mida iganes. Ja siis mõtled, et nagu kõik oli nii hästi ja kuidas ma nüüd tegin siukse asja, siukse käki keerasin kokku. Noh, ise näed, teised võib-olla ütlevad, et kõik ilusam asi oli maailmas sel päeval, selles kohas. Tihtipeale õnn ongi see, et ega see vaataja ei tea, mis tegelikult pidi olema. Ma arvan, et nii mõnigi äpardus on nagu hea asja peale läbi läinud. Jah, vastab tõele, jah. Ja siis oled veel, aga ise oled ikkagi kriitiline. Ise oled täiega nagu endast väljas, ma mõtlen, täitsa tuksi läks nagu. Sina näed seda potentsiaali, mis sealt oleks pidanud tulema ja mida
aga siis neid tegelikult ei tulnud ju ja siis läheb kähku minema koju. Kõik. No, ma võtaks selle kokku, et see on nagu õige kunstnik, et pühendab aega nii palju, kui parasjagu vaja on ja see tunne on magamata ja siis oled veel enesekriitiline ka selles töös. Jah. Ma tooks enda selle, ennem küsisin, kuidas see pereelu on mõjutanud. Minul oli siuke seik sellega, et kui ma tahtsin sellest nii-öelda ürituste maailmast rohkem välja tulla, ma tahtsin välja tulla, et lõpetan ära, ütlesin naisele, et kuule, ma otsustasin, et ma tulen ära. Ennem oli kogu aeg probleem, et sind ei ole üldse kodus ja nagu ikka, ma teatan seda, ja siis üks hetk, kui ma ütlesin, et okei, ma tulen ära, siis tekkis see küsimus, et oota, mis sa siis tegema hakkad? Oota, sa lõpetad ära seda, et mida siis tegema hakkad? Et mul oli siuke kogemus sellega, et jah. Aga võtaks selle kokku igal juhul. Aitäh, et te olite nõus tulema. Loodan, et oli tore teil enda kogemusi ja oma teadmisi jagada. Ja kas publikust on kellelgi küsimusi, et praegu oleks hea võimalus, me natukene oleme üle aja, aga vast ei ole hullu, et kas keegi tahab midagi küsida? Võib-olla küsin pultide kohta, et te küll mainisite MA-d, aga mis on veel nagu pultidest, et kui me võtame sellised lihtsad asjad, et mis on lihtsamad puldid, millega tasuks pingutada, millega mitte. Et mõni on keerulisem, mõni on lihtsam. Et täna võib-olla Samsist kuuled hästi palju just Facebookis, et valgustajad otsivad, kas on siis see nagu täna selline hea variant? Ma arvan, et hea variant on see pult, mida sa väga hästi tunned. Et mina küll ei näe nagu väga suuri vahesi. Mina isiklikult helistan Camsyssi on, aga need on mu isiklikud eelistused, miks ma seda eelistan. Ma arvan, et me kõigi nende levimate pultidega me suudame jõuda sama tulemuseni. See on nagu see igivana nagu vaidlus, et mis on kõige parem pult. Tegelikult ei ole vahet. Et kui sa otsid lihtsamat pulti, siis sa järelikult teed ka lihtsamaid asju, aga sa võid seda sama puldiga ka neid lihtsamaid asju teha. Pigem on ju hea, kui sul on arenguruumi selles puldis, et sa saad leida uusi ja keerulisemaid võimalusi või efekte, mida nendega teha või ma ei tea. Tegelikult on see, et kõigi pultidega saab täpselt ühesuguse tulemuse, peaaegu. Ongi täpselt eelistus, kellele miski meeldib. Ma olen ka läbi käinud need kõik sealt, mis iganes Pathfinderitest alates kuni siis lõpuks jõudsin tagasi oma väikse avalaitsi juurde, sest mulle see sobib. See teeb kõik mu tööd ära, suured ja väiksed ei ole vahet. Ole mees ja pane nad sinna sisse. Küsimus on hinnas, kes kui palju tahab maksta ja küsimus on ka platvormides, et mingitel pultidel on, eks ole, seame siis selle, et sa teed ühe faili ja sa saad selle erinevate pultide peal nagu käima joosta samal avalaitsis, et võtad sama puldi failiga, lähed järgmisse pulti ja ta töötab. Mis see küsimus oli? Mis me helistame? See ongi, et mina helistan avalaitsi, siin on Grand MA, siin on Samsisi mees. Ma helistan MA-d, aga ma ostan kõiki kolme. Tegelikult on kaks varianti, mul on nii, et ma helistaks ka Grand MA-d, aga teater on nagu ETC peal valdavalt, et seal on omad põhjused, miks see nii on, aga siin on väike ka erinevus, et iga asja jaoks on nagu ka nagu õige pult, mõnes mõttes nagu teatri, ETC pult nagu sellega nagu keikat teha on ikkagi jube keeruline või et tal on mõeldud teatrisse. Just, et seal on lihtsalt see vahe, et kas sul on, et mis on see efekti generaatori blokk ja kõik see, et kui palju ta selliseid asju teeb ja kui kiiresti ta suudad nagu mingeid asju sealt välja võluda, et seal nagu ajaliselt puhtalt need piirangud. Aga muidu on mul ka nagu kaks sellist nagu meelispulti, MA ja ETC.
on kellelgi veel küsimusi? Jah. Et ma küsin, me rääkisime siin ilusti, et tahaks ilusaid asju klientidele pakkuda ja müüa ja neid lahendusi on, aga seda on hästi raske teha. Et ma siis küsingi siit nagu natukene nii-öelda projekti juhi poole pealt, et siin hiljutine oli just probleem, et tahaks ägedat asja kliendile müüa ja pakkuda. Aga seal tekibki see vaheerror siis valgustaja, projekti juhi ja kliendi poole peal, et jube raske on jõuda kliendini selle mõttega, et mis ta siis lõpuks saab. Et valgustajatel ei ole väga, vähemalt mina ei ole silma jäänud, et on nagu videomeester showreelid, näe vaata, et sellise asja nüüd saad. Hästi, kuna see on hästi tihti nii-öelda lokaalipõhine, eriti just mingitel kostumüritustel, mis ei ole, et näe lava on siin, siis kuidas nagu saaks just valgustaja poole pealt ka nagu mingid, mida saaks, et saaks edasi anda kliendile seda pointi. Mul võib-olla endal on ka peas see kujutlus olemas, et lahe asi, et ka valgusmaailma inimene natukene. Aga mina ka ei oska seda võib-olla kliendile müüa. Et tegelikult tahame koos ju head asja, aga see lõppsamm jääb puudu, et saaks selle hea müügi. No need programmid on olemas, ma sain aru, mis sa küsisid, et kõik need visualizerid on olemas, mis nagu ma enne kirjeldasin, et näitavad päris õiget pilti, sealt saad välja renderdada, välja printida, mida iganes, iga nurga alt, erinevaid kaameraid. Selleks hetkeks sul on võib-olla pool päeva tööd siin alla. Vale vastus, poole päeva sa ei jõua mitte kuhugile. Just, et see projekteerimine on see esimene asi, et seda peaks hakkama eraldi müüma. Et ma ei tea, lihtne projekt maksab mingi raha ja siis raskem projekt maksab mingi teine raha. Siis võib sealt nagu edasi anda talle, et siuke pilt ja see on tegelikult see imelihtne, et tuleb lihtsalt selgeks õppida, natuke raha investeerida sinna erinevatesse programmidesse, kellel miski meeldib. Neid on internetis saadaval ja tuleb sealt päris lihtsalt. Selle juures on nagu üks halb nüanss on see, et tavaliselt see klient tahaks seda nagu näha juba homme või veel parem täna. Et nagu sellepärast nagu see tihtipeale jääb kuskile pidama. Ja mis puudub neid showreel'i, siis tõesti mul ei ole aega sellega tegelda. See oleks jumala tore omada mingit portfooliot, aga mul ei ole selleks aega. Ja seal on ka nagu ongi teisipidi käärid, et selleks, et teha mingi nii-öelda adekvaatne projekt ja asjad, selleks on vaja nagu hinda, aga hinda sulle ei öelda, sellepärast et paku midagi. Kuidas ma oskan pakkuda, siis ongi, siis pead nagu läbi rääkima enne, siis kui sa teed selle projekti valmis ja ütled, et näed, see maksis mitte 20 000, aga 25 000, siis tehakse sulle kots peale. Mõtled, mis ma siit nüüd ära võtan, et see midagi kaduma ei lähe, siis tahaks teha niimoodi puhtaks ja hakkad ots peale. Et see on nagu tükke protsess, mis teinekord nagu ei anna nagu, et ma nüüd tahaks hirmsasti teha seda, ei, ma ei taha teha, ei vii kuhugile. Saan teha toredaid pilte endale, kausta. Jah. Okei. Et saab, vastus on. Okei, aga tõmbame... Hakkame jooma. Jah, tõmbame otsa kokku ja meil on veel täna muid asju ka, et kes meil teeb Chauvet esindaja teeb väikse ülevaate toodetest, et siis ja ma tahaks teid tänada, et tulite ja selleks on meie poolt väike kingitus ka. Meil on nõus. Ja, aitäh. No aitäh. Aitäh sulle, et saadki oma viski. Kurat. Ja, aitäh sulle. Ja, tänud sulle. Jooma. Ja, aitäh. Aitäh. Ja aitäh minu poolt.